vastavalt sellele põhiseaduse muudatustele siis ühelt poolt viiakse teatud mõisted välja nii presidendi või ülesande presidendi juurest, viiakse välja ka mõned mõisted siis seadustest, mis seal eksisteerivad, ning pannakse selgelt paika ka see kord, kuidas siis kõrgemaid riigikaitse juhte ametisse nimetatakse, ja kui jättes kõik need ametinimetused nüüd üles loetlemata, kui huvi on, siis saab seda ka teha, kuid kõige olulisem on siin kahtlematult Kaitseväe juhataja ametisse nimetamise kord, mida siis vastavalt sellele seaduseelnõule hakkab tegema Vabariigi Valitsus kaitseministri ettepanekul, kuulates selleks ära ka Riigikogu vastava komisjoni siis arvamuse ja seisukoha antud küsimuses. Usume, et olles ka Kaitseväe juhatajaga seda küsimust üsna põhjalikult arutanud ja konsulteerinud, et selline kord tegelikult on optimaalne ja tõhus ja kõrvaldab ära ka mitmed need tegelikult vastuolud ja probleemid, mis juba enne ka põhiseaduse muutmist reaalselt on Kaitseväe juhtimises olnud, kus siis on tegelikult eksisteerinud üsna keeruline teoreetiline süsteem, millest keegi ei ole omanud täpselt ettekujutus, kuidas see süsteem kriisiolukorras reaalselt tööle hakkab. Ja selles suhtes need muudatused, mis nüüd kokku 19 seadusesse, kuid ühtse seaduse eelnõuna sisse viiakse, suurendavad kahtlematult Eesti julgeolekut ning võimaldavad meil olla kindel, et kõik need süsteemid, mis meie julgeolekut hoiavad ka kriisiolukorras, suudavad tegevusse astuda ning efektiivselt toimida.